Iisrael tõrjus Iraani rünnakud jooksul. Samal ajal kui Islami režiim jätkab raketirünnakuid piirkonnas. President Trump ütles, et Iraan võib soovida kokkulepet võitluse lõpetamiseks. Trey Yanks, otseülekanne Tel Avivist viimaste uudistega. Trey. Toot Karla, tere hommikust! Diplomaatilised läbirääkimised kestavad, kuid iraanlased ründavad endiselt Iisraeli, turistades palju ballistilisi rakette öö jooksul. Üks rakett tabas täna varahommikul Tel Avivi keskust. Nagu näete, rünnaku järgses videos tõuseb must suits horisondil. Just tulime sündmuskohalt, kus päästed eemaldasid rususid. Politsei sõnul oli see otsene tabamus ja raketil oli 100-kilone lõhkepea, mis põhjustas nähtavat vajustused. Öö jooksu toimus Iisraeli keskosas mitu tõrjet, samal ajal töötas Iisraeli õhutõrjesüsteem vaenlase tule tõrjumiseks. Iisraellased ja ameeriklased vastavad nüüd, rünnates režiimi südant Teheranis ja teistes kohtades, siiks paljud nende ballistiliste rakettide ladustamiskohad. Seda näeb osaliselt nädalavahetusel Zeroy Varfoi keskkomando avaldatud videos. Kõik see toimub samal ajal, kui president Trump kinnitab, et diplomaatilised pingutused on käimas ja ta annab Iraani režiimile 5 päeva kokkuleppe saavutamiseks. Kuula! Anname lihtsalt 5 päeva ja siis vaatame, kuhu see meid viib. Ja ma ütleksin, et selle perioodi lõpus võib see väga hästi osutuda suurepäraseks kokkuleppeks kõigile. See oleks sama hea, nagu läheksime lõpuni välja ja lihtsalt hävitaksime selle paiga. Kui meil pole vaja seda teha, siis on see ju hea, mitte halb, eks? Iraanlased ütlesid, et läbirääkimisi ei toimu, kuid teated viitavad nende jätkumisele. Siin on mõned pildid Teheranis pärast Zeroy ja Iisraeli rünnakuid, mis suurendavad survet islami režiimile. Samas jätkab Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu samuti sõnavõtte võimaliku kokkuleppe teemal. Täna varem rääkisin meie sõbra president Trumpiga. President Trump usub, et on võimalus kasutada ära Iisraeli kaitsejõudude ja Zeroy relvajõudude suuri saavutusi. Sõja eesmärkide saavutamine. Lepinguga, mis säilitab meie elulised huvid. On ilmne, et president Trump tahab anda Iraani režiimile veel ühe võimaluse läbirääkimiste laua taha istuda ja teha olulisi järeleandmisi. Muidu saabub piirkonda veel rohkem Ameerika vägesid, andes president Toot Kardale rohkem valikuid. Trey Yanks on täna hommikul Iisraelis otse-eetris. Aitäh! Nüüd liitub Brett Velikovitš, Powersi asutaja ja endine erioperatsioonide armee luureanalüütik. Centicon kinnitab, et Epic Fury käigus tabati üle 9000 sihtmärgi. Samas on meil president Trump. Rääkides sellest 5-päevasest pausist, kas sa arvad, et see paus viib lõpuks selle konflikti läbiräägitud lõpuni ja kas Iraan otsib tõesti diplomaatilist lahendust? Valitsus on olnud selge. Eesmärk pole lõputu sõda, vaid otsustavad tulemused, mida praegu ka näeme. Saad aru? Mitte ainult sümboolne pommitamine, vaid kogu vaenlase võitlusvõime strateegiline lammutamine. Et nad ei saaks enam kunagi tuuma-Armageddoniga mängida. Nii et tõus saab ilmselgelt teha veel palju rohkemat. Sellise surve jätkumisel ei hävita õhukampaaniad vaid sihtmärke, vaid viivad terved süsteemid kokkuvarisemiseni. Sa kaustad logistikat, juhtimise kontrollivõrke, sidet, varustusahelaid. Ja ma arvan, et juba praegu näeme, et Iraani rakettide ja droonide tootmine on nende rünnakute tõttu järsult langenud. Seega võivad pidevad õhuoperatsioonid minna veelgi sügavamale. Arvan, et saame rünnata mobiilseid raketilaskeseadmeid, juhtimiskeskusi, õhutõrjet, takistada Iraanil võimekust taastamast ja kampaaniat tugevdada. Surve avaldamine seni, kuni nad ei suuda enam oma jõudu väljapoole oma piire projitseerida ja me saame selles piirkonnas püsiva rahu saavutada. Taimesi andmetel kaalutakse 82. õhudessantiviisi brigaadi ja staabielementide saatmist Zevarra operatsioonide toetuseks Iraanis. Sa kuuled seda sõna toetus, 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 ikka ja jälle korduvat. Aga lõpuks, kas sa arvad, et maavägede saatmine on selle konflikti järgmine vältimatu etapp, kui rahu ei saavutata? Toot, tegelikult on piirid sellele, mida õhujõud üksi suudab. Sa võid hävitada infrastruktuuri, võid vähendada võimekust, aga on teatud eesmärgid, mis nõuavad füüsilist kontrolli.
Sa võid pommitada mingit positsiooni terve päeva, aga kuni sa seda ei kontrolli, on su vaenlasel alati võimalus tagasi tulla. Arvan, et õhujõud viib meid 80-90% teest edasi. Õigesti teostatud suure mõjuga maaoperatsioonid tagavad lõpliku tulemuse ja sulgevad lõhe. Seetõttu arutataksegi õhudessantvägede ja mereväeüksuste võimalikku liikumist piirkonda, mitte okupatsiooniks, vaid täppisülesannete täitmiseks. Peame hõivama võtmekohad, kõrvaldama ohud ja kindlustama Iraani kasutatavad strateegilised alad ülemaailmse meretranspordi ja Zevarra vägede ähvardamisel. Arvan, et Iraan loodab, et USA'l puudub tahe alustatud lõpule viia. Nad pole segaduses, vaid kalkuleerivad ja arvavad, et me ei reageeri piisavalt jõuliselt. Seetõttu on tõeline Ameerika juhtimine tähtis. President Trump tegeleb olukorraga, mis ei tekkinud üleöö. See on meie ebatõusate juhtide aastate pikkuse kõhklemise ja strateegilise triivi tulemus. Ameerika Ühendriigid taastavad praegu aru saama, et globaalset majandust ei saa pantvangis hoida ja tuumaähvardustel on tagajärjed. Meie armee on praegu ausalt öeldes ainus asi. Stabiilsuse ja täieliku ebastabiilsuse vahel selles piirkonnas peame tegema kõik vajalikku, et tagada täielik võit. Brett, sa mainisid seda, kuidas Iraanis arvestatakse. Kuula seda. Wall Street Journal avaldas täna hommikul raporti, milles öeldakse, et Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid, Iraani naabrid, on järjest lähemal sellele, et tegelikult astuda Iraani vastu võiklusse. Umbes 30 sekundiga, kuidas see mõjutaks seda konflikti edaspidi? Ma arvan, et meie naabrid on sellest väsinud. Kui need pealetungid midagi saavutasid, siis on see meie liitlaste üha lähemale toomine. Tavaliselt neutraalsed rühmad on väsinud šahiide öistest rünnakutest ja oma kuurortide pommitamisest. Minu arvates on Iraani terroriimpeeriumul päevad loetud. Mulad on teinud vigu, nad on püüdnud piirkonnas kaost külvata. Nende kõneisikud vaigistatakse igaveseks ning Ameerika Ühendriigid ja nende liitlased on valmis sellele lõplikult lõppu tegema. Nüüd pole küsimus enam ainult selles, kellega sa läbirääkimisi pead, vaid selles, mitme eri rühmaga sa läbirääkimisi pead. On ilmalikud ja usulised fraktsioonid, tavalised inimesed nagu mina, kuid sa ei tea, kes juhib. Loodetavasti peab Valge Maja läbirääkimisi kellegagi, kes suudab selle lõpetada. Nagu ütlesid Brett Velikovitš, on alati rõõm. Aitäh, härra!